Selle hooajal on iga sõidu võitnud erisõitja. Täna võitsid sina sõidu ja ka etappi. Kuule jah, et tänane päev läks täitsa asja, et kohe tegelikult ajasõidus ma näitasin suht kiiret aega, et teine Harri Kullasele mõned kümnendikud ja siis esimene sõit sain kohe üllatavalt hea stardi ees minema, puhas tee, ei olnud mingeid segajaid ees ja tegin tempot, siis hakkas Karro natuke suruma ja siis viimased ringid olid päris nagu kõva heitlus Kullasega, et võib-olla Sutseka oli kiirem ja nagu tegi seal, sättis mind üles, aga ma suutsin nagu ta rünnakud ära takistada ja sõidu võita, et ja siis nii ta läks. Teine sõit näitas seda, et kohe, et kui stardi sees minema ei saa, siis on pärast ikka kõve pusimine. Kuule jah, et teine starti läinud hästi, pidi natukene tööd tegema, mõned möödumised esimene ring. Ja siis kuskil sõidu keskel Kullas oli minu ees ja juhtus nii, et ta oli teine, ma olin kolmas ja lätlane Matšuks oli esimene. Et siis ma teadsin, et kui nii asi lõpeb, tuleb hoida, siis tuleb kokkuvõttes etapivõit mulle, et siis ma kontrollisin sõitu. Sa oled nüüd 2 korda oled võitnud Pärnu kuninga. Täna pääsesid ka alguses ette minema, et kas uus formaat maksis kätte või mis? Kuule, tegelikult jalad vist olid nii väsinud, et mul oli iga kurvi minna selle jalakrambid, et ei saanud nagu üldse võtta ja hüppeid maha suruda, et siis ma lihtsalt kruiisisin lõpuni, lootes, et äkki saab esi3 sisse, aga see ka ei juhtunud, et jäin 4. Et lihtsalt see päev väsitas ära, kõik vesi on välja higistatud, jalad olid nii krampis, et ei saanud enamat, et piirdusin 4. kohaga. Kuidas sul see uus formaat, see jokker läbi ja lühema ringiga istub? Tuleb välja, et nii hästi ei istunud, et kui ma eelmine aastal 2011-2015 võitsin, oli pikk ring ja siukseid trikke ei olnud. Aga tegelikult see jokkerlain on nagu okei, lihtsalt minu jaoks oleks võinud olla pikk rada, et mulle see põllu osa meeldib rohkem. Mis nüüd järgmine plaan? Türi Eestikad või lähed enne kuskile mõjalegi proovima? Ja suures plaanis on Türi Eestikad, et mul välismaa hooaeg tõenäoliselt ei hakka enne sügist, et siis ma võistlen siin Baltikumis. Soome ei lähe, aga sõidan Eesti-Läti ja siis kohalikud krossid, mis siin on, et siis saab Eesti rahvas natukene rohkem sõita. Praegu Saksamaal, mis informatsiooni praegu üldse on, et millal see esimene Adaki etapp tuleb? No praegu on öeldud, et september-oktoober, aga see on ka, et oodake teadet, et see ei ole midagi kindlat, et enne septembrit ei juhtu kindlasti mitte midagi. Et siis lihtsalt tuleb ennast siin sõitmisega vormis hoida, et kui läheb lahti sügisel, siis läheb, siis oled mehest väljas. Aga nüüd päris need sügise etapid Saksamaal, et on üldse tolku? Saavad üldse sõita siis? Noh, tiimile nagu oleks tolku, et sponsorid asjad on seal, tahavad ju näha mingeid võistlusi ja et seal Saksa sponsorid, et kindlasti parem see kui mitte midagi. Aga siis seniks edu Eestikatel! Jaa, tänan!